Harju kinnisvara esitleb kinnisvara teemaline podcast nimega Kinnisvarahai. Nii, I am sorry ja alustame uuesti sinna kaamerasse. Nüüd on palju parem kaader, ma luban. Tere Kinnisvarahai podcasti kuulaja. Aasta 2025, august, episood ei tea mitmes, aga üsna palju juba tehtud. Mina Meelis. Mina Lauri. Tere Lauri. Tere. Pole ammu näinud. Mõtlesin, mis me siis täna augustikuus räägime. Teeme podcasti selle pärast, et läheme juba järgmine nädal Kossu EM-i vaatama. Jah, et muidu võib-olla ei teekski seda enam pärast Kossu EM-i ära. Ei jõua teha, sõltuvalt tulemusest. Aga siis küsimused või mõte, mis sa arvad, kuidas meil Kossu EM-il minna võiks? No ma loodan, et me saame edasi grupist. Ma loodan, et meil on 2 võitu ja ma loodan, et me läheme play-offi ja äkki näpistame esimese ära. Et see on minu lootus, aga me ei tea ju kokkuvõttes. Tippsport, meil on hea sats, teistel on ka hea sats, aga tegelikult meil on ju kõik kodumängud ja see, mis hakkab seal Riias juhtuma, see tuleb täiesti ebareaalne, ma arvan. No selle külje pealt küll, ütleme ebareaalne, aga reaalsus tuleb kohe esimesel õhtul kohale, et vastasmeeskonnaks siis Serbia ja Jokkeriga. Et siit juba infot lekkis, et eile Sloveenia mängus oli kõva paki juba esimesel poolel Sloveeniale teinud, et mis sa sellest mehest arvad? No ennem öeldi, et number 1 mängija maailmas, et mina olen ikkagi, seda on raske öelda, top 3 minu jaoks kindlasti. Ja ma olen vaadanud dokumentaale, inimese on ülilahe tüüp, karisma poolest ülilahe tüüp, pole niisugune ülbik, tõusik, täpselt nagu meie. Yeah. Et väga äge võtt ja niisugust inimest oma silmaga näha. Nägime Giannist ka Itaalias. Sa tead, mida sa sealt hakkab tulema. Sa saad teda nagu pidurdada, aga kurat kinni seda küll ei võta. Jah, et see statistika read, et siis need kõik numbrid on kahekohalased igal juhul. Millegi eest sulle ju makstakse seal. Tõsi. Kuule, aga räägime siis törts kinnisvara juttu ka, et mis me siis täna ette võtame. Räägime kvartalitest, top 3-st, midagi huvitavat ja siis lõpus on ju Euribor ja meie top 3, aga tegelikult on väga lahe, tehes nüüd uut podcasti sarja. Seekordselt siis avastasime, et eelmine kord olime pannud mingid numbrid valesti. Nii et selles mõttes meil ka juhtub, et 2 pead on ikkagi 2 pead ja siis, aga davai, lähme minema täna siis nendega, et mis siis on toimunud jaanuarist juulini aastatega 2024-2025 ja võtame siis Harjumaa korteromandite tehingud. Ma ütlen vahemärkusena, et mingid numbrid läksid meil nagu mahtude poolest valesti, aga reaalselt nagu hindade suhtes midagi valesti ei läinud. Et kui inimesed pigem vaatavad või kuulavad seda asja sellepärast, et saada teada, mis meil siis hinna mõistes toimub, see ei muuda asja, et me vahetasime 2 numbrit lihtsalt ära, aga see polegi nii oluline praegu. Et me lähme praegu Harjumaa korterite peale kohe, et aru saada, kui aktiivne praegu on turg võrreldes siis eelmise aastaga. Ja mis numbrid me välja tõime, et 25 alates aasta algusest kuni siis juuli lõpuni on meil tehtud Harjumaal jaanuar kuni juuli lõpp 6819 tehingut. Ruuduhind kuskil 2800 eurot ruutmeeter. Ja siis eelmine aasta, samal ajal võrdlus, jaanuar kuni juuli, oli tehinguid 5794, ütleme niisugune 1000 tehingut siis vähem. Ja ruuduhind põhimõtteliselt sama, 2837, et jääb 2800 juurde. Et tehingute tõus siis selle ajaga 17%. Ja miks ta nii on? Et mis see meile näitab? Me vuristasime need numbrid jälle ette, aga kuulaja vaataja tahab aru saada, et mis selle tõusu põhjus siis on ja mida see tähendab siis ostjale ja müüjale. Et mina võtsin siit kuna me oleme turuosalised, viimasel ajal tõesti on tehinguid minu puhul pigem olnud rohkem kui vähem. Ja minu loogiline seletus oli väga lihtne, et aasta aega tagasi olid meil, müüdavaid objekte on siiamaani palju, aga müüjate ootused olid vähe teistsugused. Nad ikkagi ootasid seda hinda, mis olid meil mõned aastad tagasi, kus hind tõesti oli mitte võrdne, vaid suur.
toon näite Lasnamäe korteri puhul jällegi ja näide, 2-toaline kappremonti vajav korter, 48 ruutu, suurem 2-toaline, maksis tol ajal kuskil, mina müüsin 116 000. Noh, praegu me müüme selliseid kortereid samaväärseid kuskil 90 000 selle alla. Sõltub muidugi mikrorajoonist, seisukorrast ja nii edasi. Et võib-olla aasta aega tagasi siis me panimegi need korterid omaniku survel loomulikult, et paneme selle hinnaga, proovime, hoiame, aga nüüd võib-olla, mida ma näen ka enda klientide puhul, on see, et me proovime mingit X summat väga, väga väike aeg ja me ennem ütleme neile, vähemalt mina ütlesin neile ka aasta aega tagasi, et mis see reaalne tehingu hind võib olla ja me teeme tehingu ära. Aga võib-olla päris palju maaklerid ei ütle seda lihtsalt inimestele, et ikkagi tuleb. Me hiljem räägime ka sellest ühe korteri puhul, üht huvitavat lugu, kuidas saab siis klienti nagu selles mõttes tüssata võib-olla, et öelda talle mingi suvaline hind, et saada lihtsalt objekt müüki, aga tegelikult seda müügitehingut ma ei näe, et selle hinnaga toimub isegi 2-3 aasta jooksul. Et võib-olla siis nagu maaklerid ja kogu see kinnisvara müügi kommuun on jõudnud oma arusaamaga sinna, et jah, et see aeg on nüüd tõesti ammu möödas ja nüüd me peamegi müüma nagu reaalsete hindadega ja klientide jaoks tehakse see hinnastamisskeem ka reaalsemaks. Et tegelikult ju tehingute ruutmeetrit hind pole kuhugi liikunud, kõik on täpselt samamoodi, et see korter maksab see suvi täpselt sama palju, kui ta maksis eelmine suvi ja eks ta nii ongi. Ehk siis tehingusse jõuab ta endiselt sama hinnaga nagu eelmine aasta, lihtsalt hinnalipiku alustamisel on nüüd numbrid veidi lähemal sellele, mis on tehinguhind, on ju. Ehk siis tõus umbes 17% tehingute suhtes on hind põhimõtteliselt sama, aga kus siis neid tehingud tehti, on ju, püüdsime nagu natuke vaadata, Harjumaa tehingutest, ütleme, 6800-st 5200 tehti Tallinnas, ruutmeetri hind 3000, ümmargused siis täpselt 3007 ja 2024 on 4369 tehingut ja hind ikkagi 3000. Põhimõtteliselt on niimoodi, et tehingu aktiivsus 19% kõrgemale, aga hind ikkagi sama on. Et tõenäoliselt nagu siis püüdsime kaevata, et kas see tõus on kuskil eraldi mingites korterites, uuemates, vanemates on ja isegi seda ei leidnud, aga mis oli täitsa põnev leid on 2025 ja 2024 võrdluses oli niimoodi, et juunikuust on tehingute arvu tõus tervelt 28%, et muidugi suvekuud ongi alati olnud aktiivsed juuni ja mai eriti on ja, et mai küll natuke rohkem kevadkuu, aga esimese kvartali lõpp ja juunis 28% rohkem tehinguid, nii et peaaegu tervelt 170 korteriomandi tehingut rohkem ja juulis siis ka 700 asemel 800, nii et üsna selles mõttes üsna suured liikumised. Ütleme, et see on olnud siis nagu nende 2 suvekuude võrdluses, sest nagu selgituseks ikkagi suvi on meil tegelikult vaiksem periood võrreldes siis näiteks sügisega. Et kui me siit võtame tehingute numbri 585 juulis on ju, siis tavaliselt novembrikuus me oleme ikka 800 juures kuskil, kui on... No jaa, aasta lõpp on kuidagi, aga tegelikult selles mõttes jah, ütleme nii, et juuni ja juuli on tegelikult olnud teiseks kõige kõrgemad läbi aegade kogu aeg, aga esimeseks ongi siis kas märtsid või novembrid, et see suvi nagu kaobki sinna sisse nagu ära. Tegelikult ütlen nagu seda, et... Aga need numbrid ei näita otseselt jah, nagu mitte midagi, et on ilmselgelt selles mõttes aktiivsus on ülespoole, aga hind on sama. Kui keegi mõtleb praegu, et kas ta siis nagu, kas korterit saab müüa suvel, jah, saab küll, saab müüa ka sügisel, saab ka müüa talvel. Kokkuvõttes pigem on niimoodi, et isegi suvel on kohati rohkem näitamisi, kuna inimestel on puhkused, neil on rohkem vaba aega, saavad rohkem vaatamas käia, aga mul kunagi tegin ühte esimest flippi endale ja siis mul oli üks maakler, kes mul hinna pani 30 000 pani valesti. Siis ma küsisin, et miks me siis ei müü, ta ütles, et suvel on puhkused, sügisel on kool, talvel on jõulud ja kevadel on armastus. Aga hind oli 30 000 vale, ja siis tagantjärgi panime selle hinna 30 000 paika, panime uue köögi ka ja see me maha müüdud. Et see ongi nagu niisugune kiire kokkuvõte, kuidas saab üks inimene, keda sa peaksid nagu usaldama, kes ütleb su täiesti suvalise hinna ja sa nagu pettud temas. Korteriomandid on, ehk siis räägime selles, et need on korterid, need on ridaelamud, on paarismajad. Miks me räägime korteriomanditest, see on selle korteritest
maakeeli on sellepärast, et see annab, seal tehakse kõige rohkem tehinguid Ja. ja see näitab kõige rohkem turuaktiivsust, et üldiselt kui korterite tehingud lähevad ülesse, sinna tulevad majad ja maad järgi. Just. Et selles mõttes, et alati, kui me räägimegi selles mõttes, noh, nagu see on nagu kinnisvara maailma mõttes põhitoode, mille järgi me siis analüüsi teeme. Et aeg-ajalt oleme teinud ka neid majade numbreid, aga need on noh, tõesti imepisikesed ja mingites piirkondades, kus inimesed mõtlevad, et Nõmme ja Kakumäe tehakse juba palju tehinguid, siis tegelikult see on tõesti täiesti noh, kaduv väike osa on ju. Aga hüppan korraks vahele, mida meil siin kirjas pole, aga mis sa arvad, kui palju on palju sina ütled, et palju on oma enda klientidele keskmine korteri müügiaeg praegu ja keskmine maja müügiaeg? No, kui me lähme nagu... ütleme isegi niimoodi, et me eile, siis kui me neid andmeid vaatasime, arutasime ka selle üle, et mitte ainult nagu majade müügiaeg, vaid osaliselt on mingid hinnaklassid, kus liiguvad asjad nagu aeglasemalt, ütleme seal 250-300 000 ja üles, on ta siis ükskõik missugune hoone osa või maja, et need on ikkagi pigem lähevad sinna 7-8 kuud aasta ja siis, kui me räägime sellest, et on, et minu hinnaklassi. Ja ei, no selle mõttes, et kui me räägime 100 000 ümber olevatest asjadest, mis on pigem nagu korralikud, nendel on tõesti nagu selline tunne nagu, et see aeg nagu, et noh, jään ilma, et nädalaga ikka mingi noh, kümned vaatajad on ja kõned kohe peale, et see on tõesti vist üks selline nagu vist väike trend on, et kui me vaatame seda, et pigem väiksed asjad liiguvad ikka kiiresti, see tähendab seda, et inimesed hakkavad jälle julgust vist kokku saama. No mul on niimoodi, et mina ütlen, et maja on väga, väga suhteline mõiste, just oma asukoha poolest, seisukorra poolest. Ma ise olen müünud nüüd 2 maja, mis vajavad kapitaalremonti, et mina ütlen, et investoritel on praegu väga õige aeg osta. Sellepärast, et tullakse hinnas vastu, saab teha pakkumisi, et üldiselt võetakse ka vastu. Et loomulikult ka pakkumise vastuvõtmine sõltub sellest, et mida see omanik või maakler on, kuidas ta on oma müügistrateegia paika pannud. Et mina isiklikult panen neile 3-4 hinda, et me hakkame siit, esimene hind on nagu neile selline, et ma ei tea, kus nad tulevad selle peale, aga kui meil on kokku lepitud, et me alustame näiteks 200 000, ma tean, et see müügihind reaalne on 600 000, siis me lihtsalt agressiivselt langetame seda hinda allapoole nädala kaupa ja nii ta ongi. Hea termin, agressiivselt langetame. Aga ei, langetame. Mul tuleb sellega lihtsalt see meelde. Me lepime kokku inimesega, et näed, ta ütleb, et mul on hea näide, mul tuli Sauel üks maja müüki, küsisin inimeste käest, et on teil endal ka mingi hind välja mõeldud või? Ütlesid jah, et äkki saaks 80 000 või? Siis ma ütlesin, oota, ma toon kodust raha ära, aga loomulikult maakleritel nii me käituda ei saa. Ma ütlesin, et 80 000 ei ole nagu võimalik, et selle müügi hind jääb 160-165 vahele. Aga täiesti kapitaalremonti maja ja inimesed ütlesid, okei, et see on väga hind, see sobib meile. Siis ma küsisin, et millega me siis alustame, et nagu testinud, kui alustame 200-ga. et esimene soov oli sul 80 000 või mõte ja nüüd me alustame 200-ga, ma ütlesin, kuule 200 nagu pole reaalne. Aga õnneks on inimesed mõistlikud, me tulime suht kiiresti alla ja me leidsimegi ostja 3 nädalaga majale. Aga kui meil on olnud sellised majad, mis on nagu, ütleme, so majad, et ta on nagu elatav, aga ta on ikkagi vajab tegelikult suuremas pildis sul mingeid investeeringuid, on sul vanemad vannitoad, nendega läheb väga kaua aega. Ma olen näinud, et majad on turul olnud siin 2-3 aastat isegi. Aga jällegi, et päeva lõpuks on, kas inimene tahab seda müüa, kas ta on valmis selle hinnastamisstrateegia vastu võtma või mitte. Et tegelikult me võime ka kokkuvõttes, me saame kõik asjad müüdud. Et ju kinnisvara hind ei ole niisugune müütiline tegelane, mis oma keskis ringi liigub, et see sõltub ikkagi tarbijakindlusest, sõltub pankadest, sõltub keskmisest palgakasvust just. Et kui palgat ei kasva, siis kinnisvara hind ei saa ka väga palju kasvada, et need on omavahel ikkagi seoses asjadeks. Turul liikuva rahaga. Just. Nii, et siis see agressiivselt hinna langetamine aitab, et sellega tuleb meelde lihtsalt see, et vanasti tehti, nagu pandi kuulutus üles, siis oodati agressiivselt kliendi kõnesi ja nüüd me agressiivselt langetame hinda sinna. Aga siis siin me ei proovi enam nii kaua, vaata, kui meil buum oli, siis me panime üles vahet pole me sinnaga, et praegu meil on tegu üldiselt, kui te mõtlete, et mis see jutu nagu mõte on, mis turus me oleme siis siin, me oleme praegu ostjaturus, mis ongi tegelikult igav, stabiilne, aegutama ja turg, kust pigem teeb klient otsuse. Et vaata, Eesti turg on
oleme sellest ju eelnevates episoodides ka rääkinud, et Eesti turg on nii pisikene, et siin võib nagu üks mingi poliitiline uudis, negatiivne või positiivne, seda väikest turgu nii palju kõigutada, et väga suured võnked on just nagu suurtemate uudiste mõjul siin, eks. Jah, siia, kuigi meil tavaliselt käib Euribor saate lõpus, aga siin tookski selle nagu küsimuse, me püüdsime nagu Lauriga selles mõttes vaadates numbritele otsa, leida mingisuguseid põhjuseid, miks see tehinguaktiivsus on tõusnud, et kui eelmine kord oli ilmselgelt mingid põhjused, miks Euribor miks ta tõsteti, et majandust veidi jahutada, aga nüüd vaadates seda, et Euribor on põhimõtteliselt nagu 6 kuud tagasi praktiliselt samal levelil on ju 6 kuu Euribor 2,14 praegu 2,09, põhimõtteliselt pole mitte mingisugust muutust olnud, on ju. Aga selle külje pealt tuleb jälle nõustuda, et iga võib-olla positiivse uudis ja ma ei ole küll seda viimast Eesti Panga seda raportit vaatanud, palju nende säästude ja reservide osakaal eelmine kord oli vähemalt niimoodi, et ettevõtetel oli väga suures kasvus, eraisikutel oli pigem languses, aga kogusummana oli ikkagi kasvavas joones, nii et tähendab seda, et kellelgi ikkagi kapitali koguneb, on ju. Aga kui kapitali koguneb, siis meil tekkiski eile nagu küsimus, et mida siis müüa enne sügise tulekut, on, et missuguste toodetega on niimoodi, mina pakuks esimesena, et enne sügise tulekut võiks kartulid müüa, et siis on talvele vähemalt kartulid olemas, on, ja mingi tükk liha ka, aga nüüd selles mõttes, Lauri, mis me nüüd siis müüma hakkama siin? Mida võiks müüki võtta, mida kliendid võiks praeguses sesoonis mõelda, mis liigub kiiremini, mis aeglasemini? Jälle lugu elust enesest, et majad, et sellised majad, mis on, hea näide on, ma ei tea, Laitse suviljad võib-olla, et nad tegelikult näevad... Need pole majad muidugi, Lauri. Nad on maja moodi ehitised, sõltub majast, äkki seal on mingi maja ka, ma arvan. Aga ma ei tea... Aga ütleme, pigem siis pigem suviljate rajoonid, kuhu on tehtud elamiseks maju, okei. Et need pigem praegu on, ma arvan, viimane hetk, et need ikkagi näevad tegelikult suvel, nende välimus suvel versus kesktalvel on ikka, see on ropp vahe, mis seal on. Et meil endalgi oli üks Laulasmaa suvila, mis me siin maha müüsime, see oli vist märtsikuus. Mäletad, milline see Laulasmaa ilus koht, ta oli talvel, aga see koht oli ikkagi, ta näeb välja trööstitu, eks. Seal pole ühtegi inimest, seal niisugused värve, mitte täitsa hall. Lehti pole midagi rohelist. Sinna on vau, et vaata kui ilus koht, et pigem suvilatega on niimoodi, et mina arvan, et inimesed on suvilatega hiljaks jäänud. Ma arvan, et me saame müüa väga hea hinnaga, aga keegi inimene ongi loom, selles mõttes, et me loomaliigi üks esindajaid, et miks me peaksime praegu suvila ostma. Suvilat praegu ostab inimene, kellel on võib-olla nuppu vähe rohkem, ja isegi mitte praegu, võib-olla ostab seda enne jõule, et siis hinnad on seal veel rohkem alla, keegi paneb praegu müüki, tõenäoliselt minema ei lähe, et räägime siis keskmisest tehingust, et kui te panete väga hea asja, väga normaalse hinnaga müüki, läheb alati ära, et need on erandid, aga räägime üldiselt on niimoodi, panete praegu müüki, ilmselt väga suurt tungi ei tule, võib-olla omanikul on tõesti väga kiiresti lahti saada ja ta on valmis väga-väga head pakkumist võtma vastu siis enne jõule näiteks, kus on vaja jõulukingitusi osta, et siuke näide, ja majadega samamoodi, elumajadega, et kui sul on nagu 10 maja, meie mõistes, et me ei räägi mitte mingist villast, vaid tavaline normaalne maja, normaalne hind, eks ta läheb sul ikkagi aastaringselt, aga presenteerida on seda oluliselt lihtsam praegu, ongi nagu viimane hetk siin enne, septembris ka veel viimane hetk, aga teed pilte novembris, raahus puud, pime hall, ja inimese lihtsalt puht emotsionaalne tase on siis teises kohas, ma julgen niimoodi väita. Kui kevadena. Just, et majad suvilad on need, mida praegu pigem on raske müüa, kui neid müüa, siis tuleb nagu alustada kohe ja selleks saate meiega ühendust võtta, kontaktid on olemas. Aga mis sa korterite puhul ütled, et sest me natuke rääkisime vist ka ennem. Kindlasti selles mõttes praegu ma paningi siia 2 asja, korterid, väiksemad korterid, aktiivsemad, nii kui on korras just renoveeritud, siis on huvi eriti suur ja hinnaklassid selles mõttes sõltuvad sellest, missuguses tsoonis toimetada on, aga pigem on see trend hetkel kindlasti ma arvan juba käes, võib-olla tegelikult isegi viimased aastad, et kus elanik tuleks sisse juba niimoodi, et on toidukott käes ja paneks kohe asjad laua peale. Et mida rohkem on valmis tehtud, seda suurem on tõenäoliselt, et see likviidsus kasvab, on. Ehk siis mugavusaste on tõusnud
korterid aktiivsemad, sügisperiood, uued värbamised ja ülikooli tulekud annavad kindlalt seda mõju ja üüridega täpselt sama asi, et võib-olla kui nagu mai ja selline juuni oli tõesti väga vaiksed, siis mingist hetkest hakkas ikkagi täiesti pööraseks see üüritehingute kiirus on. No mul oli praegu lihtsalt eilne tehing, vend helistas õhtul kell 10, ütles tuleb ühte korterit vaatama, siia samas kui kellelgi on mõnele Bolti töötajale või Wise'i töötajale korterit vaja siia Wise'i kontori kõrvale, et siis mul on üks olemas. Saatis kell 10 õhtul sõnumi, kirjutasin, et lähme hommikul kell 12 vaatama, vend kirjutas mulle sõnumi kell 10, et tal on juba olemas. Ehk siis see on selle aga praegu ongi, vaata, praegu me oleme augustikuu lõpp ja mul on ka 2 näidet olnud, 2 väga head näidet, et mul on üks korter meil, mis mu enda oma on, ma üürin välja kesklinnas ja ma proovisin samamoodi, ma tegin suvel Airbnb-d tegime seal ja muidu ta oli mul pikaajalises üüris ja nüüd läheb uuesti pikaajalisse üüri. Aga kui me otsisime uut üürnikut, mis tuli märtsikuus, täitsa null, hind oli meil odavam, kui ta praegu oli, tulid mingid inimesed, eks te peate inimeste puhul ka vaatama, mis kvaliteet seal on, et igale ühele ei tohigi ja ei peagi andma, ma arvan. Et ise ma kasutan küll alati enda klientide puhul maakleri teenust, aga ka rendinit. Et ma panen see rendini sisse, et päeva lõpuks me ei tea ju, et kes siin päriselt elama tuleb, et me võime kõik taustatöö ära teha, aga sa teed oma nimel lepingu, annad võitmed sõbra kätte ja nii võib ka olla, eks. Aga pigem kui mina kasutan maakler pluss rendin ja panengi natuke odavamalt müüki või üüri, et me saaksime selle valiku teha võimalikult laia. Et pigem võtta see 20 eurot madalamalt, usun mina, ja saada normaalne üüriline, kui siis investori kombel peabki mõtlema, aga kas see 20 eurot sul on väärt, et võtta see viimane piisk seal, võtta see viimase piiri peal inimene, pigem mina nii ei teeks. Aga just, et ma ütlen, et need inimesed, kes praegu tahaks üürima hakata, eks see osa tuleb välja meil nüüd paari päeva jooksul, ma eeldan, ma ütleks, et praegu on täiesti viimane aeg ja kui me juba oleme septembri keskel, siis ma ütlen, et suurem see parem kiht, kes otsib seda need on juba need on läinud, et kõige parem minu jaoks on korralikud tudengid, kes tulevad siia midagi õppima, aga ega üüriturg ega siis ta kokku ei kuku, vaid kõige parem kontingent on läinud juba septembri keskel. Jah, selle mõttes vist tuleb nõustuda ja nagu ikka, et talve või siis kui sügis tuleb, et kes tahab hoida Porsche't garaažis ja kes tahab kartuleid hoida garaažis, nii et garaažid on ka popid alati sügise poole, et siis enne talve, kes siis tahab oma hobiautosid putitada või kes tahab siis midagi hoiustada, et aeg-ajalt oleme vaatanud nende miniladude hindasi. Okei, miniladudel on omad plussid, aga ma arvan, et nende hinnakategooriad ruutmeetrite kohta on ikka täitsa üsna kreisid võrreldes. Palju nad on siis? Vaatas vist niimoodi, et äkki oli 2,5 ruudune oli äkki mingi 80 eurot kuus. Mis on siis 4? Seal ei ole mitte midagi, sul on ainult põrand, riiulid ei ole, eks ole. Et siis ütleme 2,5 ruutu on ju tavaline Mustamäe keldriboks on ju umbes. Jah, ütleme nagu selles mõttes, et aga selles kontekstis, eks ole, et sul ei ole seinu, sul on ainult restid on ja sul pole riiuleid, sul pole nagu mitte midagi on aga ütleme ilmselgelt selles mõttes nende miniladude tõenäoliselt erinevate eelised on nagu need, et sul neid närilisi arvatavasti seal vähemalt ei ole, et kui on uued hooned on garaažides on nagu see, et pead alati vaatama. Mõni toob ise sisse. Jah, tuleb elama sisse on. Et kuule, sulle küsimus, mis teeme Tallinna top 3 ja teeme top 3 enne või teeme lõbusad lood? Teeme siis top 3 äkki. Tavai, sina teed Tallinna siis. Nii, seekord me siis tegime top 3 hoopis teistsuguse. Lase sina Tallinna, mis me siis seekord kokku võtsime? Et kui me muidu oleme teinud tehingute aktiivsuse põhjal, et kus tehakse kõige rohkem tehinguid, tegelikult te võite meie kõiki episoode vaadata, need on alati samasugused, need on meil suhteliselt lähevad Lasnamäe, peaks olema Põhja-Tallinna kesklinn vist.
ja mõnikord nad vahetavad omavahel kohti, et need on kõige aktiivsemad piirkonnad. Aga võib-olla kuulajatele kõige huvitavam asi, et siis kus on kõige odavamad hinnad Tallinnas ruutmeetri kohta ja räägime siis jällegi korteritest ja üleüldiselt mitte uusarendustest, mitte paneelikatest, vaid kõik kokku pandud. Nüüd te võite enda peast teha selle top 3 ära ja mõelda, kus on millises linnaosas on kõige odavamad korterihinnad. Mõtlesite välja ja see vastus on vale, kuna 3. kohal asub meil siis Nõmme linnaosa. Et üldiselt on meil ju teada, et Nõmme kallis ja miks Nõmme kallis ta annab siis indikatsiooni, et seal on, majad on tõesti kallimad, aga seal on ka raudteeäärseid linnaosasi ja me ei räägi nendest raudteeäärsetest linnaosadest, mis asuvad meil Nõmme keskuse juures, vaid pigem Männikust Viljandi maantee poole, et seal mingid piirkonnad tõmbavad ikkagi hinnad alla, et koht number 3 Nõmme. Seal on veel ühikaid, Mahla tänava, nimetame väga mahlased korterid, kus tuletõrje ja Päästeamet pidevalt käib, et seal on mingid tsoone, mis seda regiooni... Märgatud Eestis. Jah, ei ole märgatud. Et Nõmme, 2651 keskmine ruutmeetri hind. Ja kui me vaatasime siia vist natuke sisse, et kuidas Nõmme nagu oma mikroreoonidega siis erines, oli minu meelest või niimoodi, et Nõmme keskuse ruutmeetri hind oli 3000 ruutmeetrit ja siis oli üks linnaosa, mis mulle peale, mis see nimi oli? Kivimäe. Kivimäe oli kõige kallim, jah. Kivimäe oli kõige kallim linnaosa, mikrolinnakuna siis on ju. Ja kõige odavam oli... ma ei mäleta, mis selle... Raudalu, jah. Raudalu, ehk siis seal, kus Viljandi maanteed Konsumi poole läheb, seal on paar sellist seal oli 2000... nõukaegel ehitatud kahekordset majad. 2200. Nii, aga lähme teise koha peal siis. Ehk siis ütleme 40 ruudune korter 106 000 Nõmmel, keskmiselt. Jah, on veel. No, umbes, jah. Jah, et keskmiselt, aga jällegi, et siin on uusarendused sees, kui me teeksime eraldi statistika, et palju maksavad vanemad korterid, kindlasti need on veel odavamad, uusarendused on kallimad jällegi, et see on keskmine hind, et tahate hinde teada, tahate midagi müüki panna, jällegi võtke ühendust, saame aidata. Et jah, on ikka väga suur vahe, kas Raudalu Konsumi juures või siis Kivimäel. Väga suur vahe. Aga teine koht on meil siis, mis asi? See on Mustamäe. Mustamäe 2535, enamik tehinguid tehtud paneelikates, vanemad majad. Mustamäe samamoodi mikrorajoonidena siis on meil niimoodi, et minu teada vist vähemalt nii kunagi oli, me küll sisse ei vaadanud, aga kõige kallim peaks olema meil seal, mis meil seal Kristiine piiri peal on, ma olen nimedega... Sääse või Siili või... Ja kõige odavam peaks olema siis, mis põimub... Praegu võib olla muidugi see kolinud ka sinna mäepealse mäealuse, sinna TTÜ otsa, kus on siis uued kadakade ja... Kui me võtame uusarendusi, et seal väga pole, seal neid on rohkem, on ju, ja seal Siilis siis nii palju neid pole. Aga muidu jah, selles mõttes Mustamäel ilmselgelt Solnok, Vilde tee ja need, kus on siis, ütleme, Mustamäe mitte kõige esimesed majad, aga ühed esimestest majadest, mis on tihti väga väiksed ruutmeetrid ja eks see ehituskvaliteet ja kogu see väljanägemine on ka veidi nagu selline tagasoidlikum. Ja esimene koht on meil siis on meil Lasnamäe 2449 eurot ruutmeeter, kõige odavam koht, kus siis saab Tallinnas kinnisvara osta. Jällegi tuleb vaadata siis mikrorajoonidesse. Lasnamäe oli meil Sikupilli, jah. Sikupilli peaks olema meil juba enam-vähem, mitte päris kesklinna hinnad, aga sinna poole midagi. Ja võrdluses siis Lasnamäe viimane ots, mis meil läheb sinna... Mahtra ja sinna taha. Täiesti erinevad asjad, aga lihtsalt, et seal kõige odavamad hinnad. Miks see nii on? Sellepärast, et seal ongi kõik, enamik on paneelikad, uusarendusi on, aga uusarendused selle mahu juures annavad väga vaikse osakaalu. Kuigi Lasnamäel on kõvasti tehtud uusi, ütleme, väikseid rajoonikesi täis, aga ilmselgelt mass on lihtsalt nii suur. Et kui tahate midagi odavat, siis minge Nõmmele, Mustamäele või Lasnamäele. Ja vaatan, et Nõmme ja Lasnamäe vahe on meil siin, ongi 200 eurot ruutmeeter, eks.
ehk siis kui praegu keegi peaks niimoodi võtma, et siis 2-toalise korteri vahe on kuskil 8000 eurot või? Noh, 40 ruudune näiteks. Tegelikult see nii loomulikult ei ole, et see on puhas statistika. Aga see ongi see sama, kuidas statistikaga saab väga hästi nagu mängida, on, et kui me räägime täpselt sellest Nõmme näitest, on, et meil võivad olla korterid Nõmme keskuse lähedal, mis on tihti uuema ajastu ehitised, on, meil võib olla Põllu tänaval, meil võib olla põhimõtteliselt nagu Pääsküla lähedal, on, ja meil võib olla Raudala Konsumi juures, siis põhimõtteliselt ühe sama linnaosa sees võib see korteri ruutmeetri hind ka samal ajastul ehitatud korteritel olla kuskil 10-20 000 vahet. Kuidas sinu korteriga on, et eks siis saada küsimus või küsi meie käest, mis me sellest asjast arvame, me ütleme sulle selle päris hinna, et siis ei pea pool aastat nagu mõtlema. Ütleme midagi sulle. Nalja teed. Ei no võtame müüki, siis ütleme. No näete, on ju. Et selliseid kompamisi meil selleks on eraldi konsultatsiooniteenus, et olen teinud inimesele konsultatsiooni, oleme rääkinud sellest, et keegi tahab tõesti hinda teada. Et jällegi, see hindamise küsimus on, et kui tahate panga jaoks paberit, hindamisakt on panga jaoks paber. Hindamise akt ei ole. Meil on tulnud ka päris palju... Kuule, räägime sellest seal huvitutavast lugudest, väga hea, et selle hindamisakti. Paneme selle siis sisse. Kuule, teeme niimoodi. Aga mine enda teema peale, mis siin kirjas on. Ja meil on Harjumaa, et kui Lauri tegi top 3 kõige odavamad, siis mina teen Harjumaa top 3 kõige vähem aktiivsed piirkonnad. Kus kõige vähem ostetakse? Kus kõige vähem ostetakse ja meil on tegemist siis korteriomandite tehingutega ja räägime sellest, et palju siis selles väikses linnas müüdi siis, mis perioodist meil siis oli see jälle selle aasta siiamaani oli, jah? Jah, ütleme jaanuarist kuni siis juuli lõpuni. Selles väikses linnas tehti tehinguid 25 miljoni euro eest, kokku 154 tehingut ja tegemist on siis Keila linnaga 3. kõige vähem aktiivne piirkond. Keila on oma loomult selline haldusüksus, kus ei ole siis ümber valda. Ja see on ka tõenäoliselt põhjus, miks Keila nagu jääb siis statistikas 3. kohale, kuigi muidu ta on tõenäoliselt üsna... Keila on enda suuruse kohta väga aktiivne. On aktiivne, kui me teeksime huvitav näite, kus me võtaksime linna suuruse... Keila, kui me võtame linna suuruse ja linna rahvastiku ja paneme ta võrdlusse nagu tehingutega, siis ma arvan, ta on üks... elaniku kohta tehakse palju toimetamist. Lihtsalt kuna ta on nii pisikene, siis seal väga palju tehinguid ei saagi olla. No võt, nii. Ja see Lauri palus ka vaata ehk oma see meil on nüüd runner-up, kes siis teisel kohal on. Palju kellest tehinguid oli? 154 tehingut. 154 tehingut. Ja siis umbes 150. See on käesoleva, see on jooksva aasta kohta. Jah, no ütleme kuskil 160 000 on siis mis see tehingu hinnaks seal tuleb, peaks olema 160 000. Kus juures see 20. ei tea, aga lähme edasi. Jah, teine koht, Raasiku vald, 132 tehingut, 15,5 miljonit eurot on siis tehingute mahtu olnud ja üllatus, esikoht, kus siis Harjumaal kõige vähem tehakse korteritega tehinguid, kus on ka kõige odavamad hinnad, kui sul ikkagi raha niimoodi on üle ja mitte midagi teha ei oska, siis ära osta mitte seda briketti ja parketti, vaid mine osta Loksalt korter. Loksa 57 tehingut ja 2 miljonit tehingu mahtu, nii et eks selles mõttes on nende asjadega niimoodi, aga teinekord teemegi lihtsalt, mõtlesime ise ka, et see top 3 see, kusjuures ei pruugi väga halb olla, et kui sa Lasnamäel tead, et näiteks korterid on odavamad ja võib-olla üürihinnad on samad, võib-olla saadki paremad ootus, on, et meie isiklik kogemus Lasnamäel ostude ja müükidega on mitte just nii hea, Lasnamäel on mikrorajoonidest sõltub väga palju, kuhu sa selle ostad ja pead nagu... Mis meil halvasti läks seal? No see on see sama, me müüsime tükk aega ja põhimõtteliselt head minema saime. Lasnamäel? See on ainuke tehing, kus meil ei ole läinud hästi. Milline? Sinna Hesburgi juures täitsa tagalõpus, täiesti tagalõpus, Laagna tee lõpus. Ma isegi mäleta seda. Just. See on see natukene vist sõjaaja algusega läks kokku ka veel. See oli väga-väga ammu vist. Jah, aga see on meie kõige... Aga meil oli veel, oli seal kanalist vasakule vaata, oli väga kiire müük. Jaa, aga just on see, et Lasnamäel peabki teadma väga hästi. Kas ta oli 3-toaline meil või? Ei, 2-toaline täitsa... Suurem 2-toaline või? Suurem 2-toaline, aga täiesti tagalõpus ja kätte, on ju. Ja ütleme, mul ei tule praegu aadress meelde isegi, aga
aga see oli väga ammu ikka vist või? jah, ei no seda küll, aga oli. Ja. Aga vot niimoodi, et see ongi see, et Kuusaal oli koht, kus meil seal maadlesime päris kõvasti. aga ei, seal Kuusalus läks ka nagu hästi, et Läks aega lihtsalt. aega läks, et olid lihtsalt huvitavad, ostjad olid huvitavad. Ja. Kuule, aga selles mõttes tõmbame sellele statistika poolele joone alla, on ju, lõbusad lood, kuidas asju pekki keerata. Et ma räägin sellest, mul tuli see lugu meelde sellega, sa ütlesid hindamisakt, on ju. Ma ei tea, mul vist läheb äkki 9 aasta kinnisvaras, ma olen kõikidele inimestele öelnud, kui te ostma hakata või müüma hakata, ärge kunagi hindamisakti tellige, tekitab lihtsalt segadust. Ja mul on esimene kogemus siis sellega, kus ostja tellis hindamisakti ja hindamisakti sisu oli tegelikult niimoodi, et meil on 440-ga müügis ja ta tellis hindamisakti ja ütles, et see on 400 väärt. Ja aga vaadates, olles lugenud ise ka hindamisakte ja seda asja nagu vähe lähemalt näinud, et siis sa saad väga hästi aru, et võrdlustehinguteks olid, vähemalt see hindaja võrdlustehinguteks valinud väga mitte samaväärsed hooned ja asjad on ja selle tulemusena siis oleks tehtud, ütleme, omanikul seal peaaegu 50 000 madalam pakkumine. Ja see ongi siis see, et mis on siis vale selle kinnituseks. Ma mõtlesin, et kas ma tõesti olen nii palju eksinud, et kui me müüma hakkasime, siis me teadsime, et umbes 440-ga tehakse neid tehinguid. Nüüd on ta aasta aeg olnud on ja tehingu hind on võib-olla 10 000 langenud, nii et tegelikult hindamisakti sisu ei näita mitte kunagi nagu päris seda turuolukorda. Ja eriti just majades siis, kus tehakse vähem tehinguid, et me peame lihtsalt jääma teatud määral nagu selle juurde ka, et pank annab hindamisakti järgi raha, aga müügiotsusteks või ostuotsusteks hindamisakt nagu, ma ei tea, mul ei ole head hindamisakt annab ikkagi, ta annab sulle mis ma ütlen, mis hindamisakti mõte on. Võt mina ajasin kunagi sassi selle. Ma ajasin päriselt kunagi sassi, et kui ma flippisin, ma ei teadnud palju hind on ja ma tellisin ka akti ja ma hakkasin sellega tuugalt müüma. Ja mina jäin sinna kinni, et hindamisakt ongi kinnisvara hind. See ongi see hind, millest ma madalamalt ega kõrgemalt pole mõtet, on ju. Et mulle öeldi, see on see hind ja punkt. Et ütleme siis nagu korter on mõnes mõttes sul vahepeal nagu, ma ei tea, üskis tool, on ju. Et kui sul tool on müügis, sul on hind on 50 €, mitte keegi ei osta seda, hind on see, mille me oleme omavahel ju kokku leppinud. Ja hindamisakt tehakse ajalooliste tehingute põhjal, mis on varem toimunud. Aga kui meil turg on nüüd vähem aktiivne või rohkem aktiivne, see akt võib alati sul vastavalt siis ei näita kohe päris. Jah, et ta pole nagu see kivisse rajutud hind ja seda pole mõtet enne, me peame küll, mida meie teeme, on see, et meil on ju tehingutele ligipääs olemas tegelikult, eks. Me näeme kinnisvara tehinguid, inimene tuleb meie juurde ja ütleb, et ma sooviksin korterit müüa, kas ma peaksin akti tellima, ma ütlen talle mitte mingil juhul, kuule, anna mul natuke aega, me teeme sulle müügistrateegia, ma näitan sulle hinnad ära, millega on müüdud, sa näed nagu kinnituses, on proof olemas, okei, näed, naaber korter müüs sellega, me ei saa müüa nagu sellega. Et vahet ei ole, et ikkagi sama võrdsed tehingud, samasugused korterid seisukorra poolest enam-vähem. Ja nüüd ongi niimoodi, et me ei telli seda akti, me ootame natukene, kas me saame siis endale ostja nädala, 2, 3, 5, ma ei tea, kuuga, vahet ei ole, aga akti tellib ikkagi üldiselt ostja ja mina saan kinnitada enda klientidele, et see akt tuleb välja ja me tellime selle akti ise. Sest tegelikult, mida sa ei maininud ennem, oli see, et hindamisakti saab ju, ma ei saa öelda manipuleerida, aga tal on oma tööpiirid on, jah. Hindajatel on õigus eksida +–5% aktis. Nüüd, kui sa võtad selle 400 000 maja, pane sinna +5%, palju see on 20 000, eks. Võta -%, me mängime 440 000. Jah. Et see on nagu... Ütleme, kui ta hind oleks 400 000, ja nüüd ta on +5%. See on 420 või 380. Täpselt, aga see piir on tegelikult 40 000, mis tegelikult on inimese sissemaksu raha juba ju. Ei, kui me võtame niimoodi, et kui me läheme 400-lt 40-lt 400-le, siis on 10% alla juba. Et seda nagu too much on, et okei, et see ongi, aga pigem me ei saa seda välistada, et keegi seda tahab tellida, on ja selles mõttes, et see on ka okei, et aga see pole jumal. Ma lihtsalt pole seda kunagi ühelegi ostjale ega müüjale nagu soovitanud, et pigem on see, et rääkige ennem nagu läbi, kas see hind on nagu sobiv, mis on ostja nõus maksma ja mida müüja on nõus vastu võtma, on ja.
kuule, aga räägi selles mõttes, et no see sinu see lugu vist läheb rohkem natuke siuke nagu Darwini auhind ja veidi siukesed nagu, et mida kõike saab valesti teha, et sul oli üks nagu mul on siin kommentaar ka, aga räägi ise parem, et mis ruum see aknaga siis lõpuks oli? Aknaga oli WC. Et oli jah, ma nimesi ja kohtasin nimeta, aga oli siukene olukord, kus inimene oli teinud oma 2-toalisest korterist sisuliselt 1-toalise korteri. Ja ma küsisin, mis hinnaga sa tahad seda müüa. Ta ütles mulle hinna, mis oli turu väärtusest kuskil 40-30 000 eurot kallim. Sellega võiks minna. Ma küsisin, et okei, et sellega võiks tehing toimuda. Siis ma ütlesin, okei, et kus sa selle hinna võitsid, et ta ütles, et kaasasin ka müügiprotsessi ja teise maakleri, tema ütles, et võiks olla küll. No ma just müüsin sama väärses piirkonnas. Korterit 4 kuud, langetasime hinda, saime tehingusse minna 100 000 euro ümber ja omanikud teadsid seda, meil oli aega natukene, kõik oli fine, tegime tehingu ära. Ja mis oli selle korteri puhul probleem, mida me praegu räägime, mis mulle siis müüki ei tulnud, sa olid oma planeeringu teinud selliseks, et seda põhimõtteliselt on võimatu müüa. Et vaata, mida investorid teevad, on niimoodi, et... Ära nüüd räägi sellest investorist, räägi nüüd sellest korterist. See on lihtsalt nagu, see on lihtsalt nii, nagu ütleb nii, et mul on siin nagu üks sõnapaar, aga sa pead seda ise ütlema, et mis sellest siis nagu viisakalt öelda. Me ei taha, et keegi solvab, aga põhimõtteliselt oli tehtud siis niimoodi, et oli viidud köök elutuppa, sealt kõik telekad asjad välja viidud ja sinna vastu pandud 2 diivanit, et inimesed saavad siis vaadata kööki. Või ilmselt saab seda ümber teha kuidagi moodi, aga nagu eluliselt oli planeering tehtud kehvemaks, kui ta oli alguses. Et WC oli tehtud suur aknaga, elutoast oli valgus ära võetud ja tänu sellele on ka seda korterit väga keeruline müüa. Oli ka pandud mingid lisasi sisse, mida ei peaks võib-olla panema ja siis elulised asjad välja võetud. Et tegelikult jutu mõte on see, et mitte kedagi, neile see inimestele meeldibki, nende jaoks see ongi okei. Aga kui sa teed nagu mingi siukse X-lahenduse või väga eripärase lahenduse, mis ainult sulle võib-olla maailmas meeldib ja nüüd sa arvad, et tänu selle lahendusele on see korter veel kallim kui teised korterid, 30% kallim, siis tegelikult üldiselt on 10-15% kiirmüügi hinnast veel võib-olla odavam. Sellepärast, et selliseid inimesi, kes võib-olla siukse lahendusega lepiksid, need lihtsalt võib-olla pole. No jaa, selles mõttes, et Lauri püüdis nüüd siit diplomaatiliselt kuidagi ennast välja veeretada, aga reaalsus on siis see, et inimesed tegid ümber, köögi tegid WC-ks, kööginurka tegid väikse sauna, ja siis elutuppa, kuhu siis tavaliselt tehakse, kui tehakse köök, tehakse lühemasse seina. Et otsa seina ja aknaga siis risti on. Aga need inimesed olid planeeringu teinud niimoodi, et pikematesse seinadesse terves ulatuses köögi ja siis 2 diivanit või tuigitooli sinna vastu. Et see ongi siis see, et pigem tõenäoliselt tasub selliste nagu mõtete puhul, kui midagi muud üle ei jää, kasutada Pinteresti ja vaadata, kuidas teha korterite renoveerimisi või küsida mõne spetsialisti või siis kui tahad tulevikus müüa mõne turuosalise käest, et mida võiks teha ja mida mitte teha. Aga tegelikult selles mõttes tuleb nagu Lauri soga nõustuda, et inimesed tegelikult tegid korterisse sauna, mis on ju äge, aga kui sul kööki pole, aga saun on, et siis ei ole. Pigem ei ole. Nagu see väärtus. Minu jaoks ei ole küsimus, et mida nemad tegid, see on nende jaoks fine, mis tegid, see neile meeldib. See pole üldse meie probleem, me võime teha ükskõik, mida me tahame. Aga lihtsalt siis me ei saa tulla nagu pool nagu arrogantselt ütlema, et see on nagu nii kallis, sellepärast, et see ainult mulle meeldib. Pigem nagu probleem polnud selles, et mida nad tegid sellega. See on minu jaoks fine, mis nad tegid. See on igaüks võib teha, mis tahab. Aga tänu sellele nüüd sa eeldada, et see korter on sul nagu selle hinnaga. Ja probleem oli minu jaoks veel selles, et keegi inimene oli veel back-upinud ka, ja, selle hinnaga saab müüa küll, see hind oli 30% turu hinnast kallim. Aga mis nüüd juhtub? Tõenäoliselt võib-olla 1 100 000 tahabki täpselt siukest korterit, aga see tõenäosus on üliväike, et tegelikult on odavam või võistlikum osta inimese kapremonti vajav korter teha, siis uuena selline. Et ja võib-olla keegi, ja mis see probleem oligi see, et minu jaoks probleem oli see maakler, mitte, ma ei tea teda, kes see on, aga kui sa ütled inimesel sellise hinna ja annad selle usu talle, et ma helistan, ütleme, keegi tuleb meie juurde, ta istab sulle mulle, meil on 100 tonnine korter, Meelis ütleb 130 ja nüüd ma lähen kohale, ütlen, kuule, võib-olla 95 saab,
noh, keda ta valib siis, et aga kokkuvõttes ega ta raha sellepärast ikkagi rohkem ei saa, et keegi ütles ta 130. Probleem tekib tegelikult kokkuvõttes ju sinuga, siis sa käid seal on ju mingi aastakene, noh jah, et see on, majandus on ka selline nagu on ja vabandad ja ohid-ähid-puhid, et ja inimene on pettunud, ütleb, et kui ma võtan uue maakleri ja siis ta istab uuesti mulle, et kuule, sulle ikkagi hind õige ja teeme siis niimoodi. Noh, see on üks stsenaarium. Kui tal seda hoidu on, et helistada. Kuule, aga ütleme, oli meil veel siin üks vahepõige. Me oleme rääkinud, vahepeal oleme rääkinud, ma ise käisin Hispaanias oma kinnisvararännakutel kortereid, maju vaatamas, kuhu investeerida, mida teha. Ja nüüd meie heal koostööpartneri ongi tulemas siin septembrikuus üks kinnisvara seminar, kus inimesed saavad siis infot, kuidas osta kinnisvara Costa del Solli ehk siis Malaga Marbella piirkonda. Räägitakse teil võimalustest, maksudest, nii edasi, nii tagasi. See tuleb meile pärast. See tuleb siia vahele kohe ja see hakkab pihta nüüd. No nii, tere Merlis, et kuulsin, et sa oled siin korraldamas ühte huvitavat kinnisvara seminari, mis hõlmab siis Hispaanias kinnisvara ostmist. Äkki saad mul natuke täpsemalt rääkida sellest, et millega tegu on, keda ootate ja üleüldse tutvustada natuke seda seminari siis. Jaa, tere Lauri, et meil on tõesti tulemas kinnisvara ostuseminar Lõuna-Hispaanias Costa del Solli piirkonna kohta, kuna me ise tegeleme just selles piirkonnas. Ehk siis kõik, kes plaanivad Malagas, Costa del Solli, Andaluusiasse osta kinnisvara, siis see tegelikult on just nendele. Aga me oleme jaganud selle tegelikult 3. Et me räägime kõikidest toimingutest, olulistest tegevustest ennem, kui sa hakkad ostma, et mille peal on vaja mõelda, mida saaks eos vältida, milliseid küsimusi, milliseid probleeme. Siis teine teema on ostuprotsess, ehk siis kuidas tehniliselt need asjad käivad ja 3. osa on siis see, et mis siis saab peale ostmist, et milliseid makse tuleb seal veel maksta ja milliste kuludega pead sa seal veel arvestama ja nii edasi. Need on nagu need 3 teemat, mida me siis katame. Pluss me tahame tegelikult tuua välja ka rohkem sellel seminaril neid ämbreid või neid kogemusi, mida me oleme saanud nüüd siis siin circa 4 aasta jooksul toimetades. Te ise olete seal ju kõvasti toimetanud, et teie olete siis nagu niisugune üks tuntumaid eestlaste esindajaid seal Lõuna-Hispaanias, nagu ma aru saan, jah? Ma ei oska öelda, kas tuntumaid, aga me oleme oma tööd teinud nii hästi, kui me oskame ja jätkame samas vaimus. Aga need inimesed, kes sellel seminaril võiks siis osaleda, on siis, nagu ma saan aru, inimesed, kes plaanivad, mõtlevad kinnisvara ostmisele Lõuna-Hispaanias ja igasugused küsimused, mõtted, mis iganes on väga teretulnud ja see ongi just neile nagu mõeldud siis, jah? Täpselt nii, et kui vähegi nagu plaan just siia Malaga kanti tulla kinnisvara soetama, siis see on just neile, et tegelikult ei ole nagu, kes plaanivad sinna Murciasse või Alicantesse või kuskile mujale, siis mingisugused põhiasjad on samad, aga maksudest tulevad erinevused sisse ja tulevad ka mõned piirkondlikud erinevused sisse. Et pigem jah neile ja peab nagu veel rõhutama seda, et need inimesed, kes ei ole nagu kunagi käinud, aga tahavad nagu siia kanti just tulla, siis peavad seda teadma, et see tegelikult on suht kallis piirkond võrreldes teiste Hispaania piirkondadega. Ta on 3. kohal peale Madrid ja Barcelonat on Costa del Sol 3. kohal. Et see on nagu oluline teadmine. Aga miks inimesed tegelikult siia tulevad paljud, kui ma olen küsinud inimeste käest, kes tulevad näiteks Alicantest siia või Murciast, kolivad siia, ostavad siia kinnisvara, siis mida nad on öelnud on see, et esiteks lennuühendus on Malaga lennujaamast palju parem võrreldes nende teiste piirkondadega ja teine oluline põhjus, miks nad tulevad siia on see, et siin on eestlaste kogukond palju suurem kui mujal kuskil. See seminar toimub meil siis nüüd täpsemalt oli 17, jah? 17. september. Ja seda saab siis järgi vaadata, see toimub meil, ei ole kuskil kindlas kohas, vaid on meil ikkagi internetis, eks? Ja see on Zoomi vahendusel. Just,
ja kõik, kes tahavad siis registreerida, ma panen siia podcasti meile lingi alla, saavad koha sisse võtta ja loodame, et siis leidub inimesi, kellel on huvi Hispaania kinnisvara vastu, sest teema on olnud ikkagi viimastel aastatel ju pigem meil kuumapoolsem. Täpselt nii ja hea meelega aitame ja vastame küsimustele ja hea on, kui registreerud ja paned oma küsimuse ka juba kohe teele, et siis me saame seminaril juba sellele küsimusele ka vastata. No vot, aga kuule, ega midagi, et ma arvan, et sellega on siin päris palju öeldud, et ilmselt ei ole mõtet ka siin 3-tunnist intervjuud teha, et kellel suurem huvi on, saate minna siis seminarile, registreeruda ja seal küsida oma küsimusi. Ja, ootame. Kuule, aga tänud sulle. Aitäh sulle, Lauri. Okei, näeme. Ilusat päeva. Sulle ka. Ja selline see Hispaania asi meil kokkuvõttes sai, et kui kellelgi huvi on, siis siin link on olemas, saate seminarile registreerida ja vaadata, kas Hispaania võib olla teie pelgupaik. Kuigi äge pelgupaik on ka Gruusia. Nii et ma rääksin, mis Gruusia vaid üleüldse, et tegelikult Hispaania on hea koht, kui talvel minna, pole midagi öelda. Aga pole ka Gruusia halb koht, kuhu minna talvel suusatama näiteks. Kuule, aga teeme niimoodi, et räägime Gruusiast järgmine korda. Räägime siis, kui me midagi ostnud oleme sinna. Ja. Et vist lähebki sinna, et kui me räägime Hispaaniast, igaüks peab ise endale vaatama, kas ta tahab osta seda suvekoduks, kas tahab välja üürimiseks, ega Hispaania igal pool plussid miinused. Aga lähme siis siit järgmise teema juurde edasi. Kuule, järgmist teemat meil vist täna rohkem polegi. Meil siin Euriborist rääkisime, huvitavat rääkisime, linnajutud. Jah, et mida kinnisvaras kuulda on olnud, on ja, et mida me ennustame siis, et mida saaks inimene siit praegu nagu kaasa võtta, et meie ennustused on enam-vähem läinud alati pluss-miinus täppi. Põhjus selles, et me ise oleme ju turul nagu aktiivsed olnud, ostame, müüme, teeme korda, müüme, et ikkagi täisväärtuslikud turuosalised. Et mida sina praegu tunnetad või kuidas nagu sinu enda isiklik seisukoht on, et mida sa teeksid, kui saaks ostja, mida sa teeksid, kui saaks müüa? Ma arvan, et mis sa ikka oskad inimestele soovitada, et kui otsustate, ostke, kui otsustate, et ei osta, ärge käige niisama nagu ringi aega kulutamas, et pigem ongi nagu see sama, et inimesed küsivad, kas tasub osta või ei tasu, et eks see ikka jääb selle juurde, et kui sul on vaja, et tee otsus ära ja aja horisont teeb selle investeeringu alati kinnisvaras heaks. Küsimus on selles, teeb tasuvaks, kui pikk aeg sul ootamiseks aeg on. Aga ostja seisukoha pealt nagu isegi, et kui me vanasti ostsime ainult korterid, et midagi ei teinud, siis ma arvan, et nüüd on see aeg käes, kus tuleb seda väärtust läbi renoveerimise või juurde ehitamise või remondi ikkagi ka luua, on ju. Et selle kohta öeldi nõukogude ajal poemüüjad olid, küsime ja ostke. Mina soovitan siis nii palju, et mina arvan, et me oleme ostjaturus, kus on võimalik teha pakkumisi, on võimalik, et pakkumised tehakse vastu, mitte vastu, vaid võetakse vastu, kui me teeme mõistliku pakkumise. Soovitan mitte teha naljapakkumisi, mingid täiesti low-ball offereid, siis võib-olla teiega rohkem ei räägitegi enam, kui täitsa lolli hakkate mängima, aga pigem hinnad on ostmiseks mõistlikud. Ma ei näe, et meil väga palju sõltub, nagu ma enne mainisin ka meie sisepoliitikast ja välispoliitikast, mis meil toimub Eestis sees ja mis toimub Eestist väljas. Et üks positiivne uudis, mis võiks olla näiteks Ukraina sõja lõpp, võib anda tõuke siis kinnis, samas teistpidi, kui see sõda lõpeb, on meil päris palju Ukraina inimesi, kes siin praegu elab, kuidas see teistmoodi jälle mõjutab, kas inimesed hakkavad tagasi minema, kui keegi on siia midagi soetanud, kas ta vajab selle üüri, et võib-olla üüriturgu mõjutab see rohkem siis, eks, ja kui see mõjutab üüriturgu rohkem, sinna peame kõigepealt jõudma, aga mis mu jutu mõte on see, et üks siukene väga positiivne, väga negatiivne uudis võib meie väikest turgu mõjutada päris palju. Aga praegusel juhul on olnud aasta otsa pigem stabiilne. Kui kõik läheb täpselt samamoodi edasi, nagu ta praegu on läinud, siis ma näen samasugust stabiilsust lihtsalt edasi. Et aasta pärast võib-olla me linnad on tsipa võib-olla tõusnud, võib-olla me oleme ikkagi samas kohas, suurt tõusu me kindlasti prognoosi, et pigem vaadake avatud silmadega ringi, tehke pakkumisi
ja eks ta nii ongi. Kuule, tõmbame siis siia, ma tõmbasin joone alla nüüd. Jah, kus sa oled, Joon? Jah, joon. Joon. Aga selline siis seekordne Kinnisvarahai podcast saigi siis kokku võetud ja peale Kossu EM-i kogume ja teeme tööd ja oleme tagasi siis järgmine kord. Aitäh! Aitäh, nägemist!